Ma arvan, et ma ei ole üldse mitte originaalne, kui ma ütlen, et noored koguge teadmisi, koguge oskusi, kogemusi ja seda mitte ainult koolipingis, vaid tarkade inimestega rääkides, lugedes, sest ajalooline tõde tuleb ilukirjandusest, maalikunstist, sest maal õpetab meid nägema ilu. Te talletage kõike seda endasse ja olge visad selle realiseerimises. Ärge kunagi andke alla, sest mis on kõige hullem, see, kui te lasete kõigil minna. Lasete voolul ennast kanda, sest siis te ei tea, kuhu see viib. See võib viia sinna, kuhu te ei taha. Ja kui te olete teinud oma otsused nende teadmiste pealt ja kogemuste pealt, mida te olete ammutanud, siis jääge neile kindlaks. Aga samas ärge kartke eksida. Otsustage ja kui olete oma otsuses kindel, viige lõpuni. Ja kui teile tundub, et saaks ka teisiti, siis tehke seda. Sest kõige hullem on see, kui te lõputult lepite valedega. Ja miks on veel teadmised olulised, on see, et me oskaksime selles meeletus infotulvas, mis meid ümbritseb ja meid murrab, vahet teha heal ja halval, tõel ja valel ja teadusel ja pseudoteadusel. Et selles ma näen väga suurt ohtu. Inimesed on minetanud oskuse mõelda ise. No siin me võiks vaadata siis kahelt poolt. Ühelt poolt see mai, kes tuleb siia majja, siia tehase majja ja see mai, kes on siin väljaspool. Et siin käivitab mind see töö, see maja ise. Öeldakse, et juht on alati üksi. Juht on üksi siis, kui ta on ennast sellesse positsiooni pannud. Kui juht on osa meeskonnast, siis tema suurimaks motivaatoriks ongi see meeskond. Need säravad silmad, see teotahe, see power, see särin, mis on selles meeskonnas, selles väga eripalgelises meeskonnas. See on see, mis siin majas mind käivitab, mille pärast ma tulen hommikul hea tundega. Jah, mis võtab ka vahest mul une, aga siis ma tulen hommikul siia ja jälle kõik on hästi. Sest ma tean, et need inimesed on alati minuga, minu kõrval, minuga samas rütmis ja nad kunagi ei karda öelda välja oma arvamust. Selles aruteludes, vaidlustes, arengutes sünnibki see, mis siit majast välja paistab. Ja kui me räägime siis sellest maist, kes võtab vahest seljakotti ja läheb loodusesse, siis teda köidabki ja motiveerib. See vaikuse rahu ja selle looduse nautimine, selle nautimine, mida on loonud keegi teine. Ja pere ja sõbrad ja kaaslased, lähedased, et nemad on need, kes motiveerivad mind sel hetkel, kui ma olen selle maja ukse kinni pannud enda selja taga.